laud sama koht. 24. aprill 2021 oleme just saanud napi kaotuse Rakvere Tarva võistkond ja meie jaoks on hooaeg läbi, et jule ruttu, jule äkki sai see kõik läbi, et oled päevast päeva seal sees, ei mõtle ja oligi kõik. Samas läks päev 2 mööda, siis hakkasid nagu edasi mõtlema, et kuidas, et tulevad järgmised hooajad, järgmine võistkond on vaja kokku panna ja sealt see asi algas. Et lasime meestel natuke puhata, rääkisime Gregor Abriti meie spordidirektoriga enamus meie võistkonna mängijatega läbi, et kes meiega koos lõpetasid selle kurva hooaja ja meie jaoks see esimene siuke positiivne ja siuke hea tagasiside oli see, et enamus mängijaid, kes meil olid, ütlesid kohe, et kui neil vähegi võimalik on, et tahavad meie võistkonda tagasi tulla. Et see andis mina arvan minule ja Gregorile ka kindlasti väga suurt energiat ja indu hakata uuesti seda asja kokku panema ja ei olnud kaua aega selle pea norus hoidmiseks. Esimene pusletükk oli kindlasti peatreener, et tagantjärgi öeldes, et natuke sellega aega läks, aga lõpuks me peatreener Alar Varrakuga kokkuleppele saime ja temapoolsed nägemused, kui me hakkasime asju nagu detailsemalt rääkima ja tema arusaamised ja mõtted sobisid meile ideaalselt, et ma arvan, et me tegime hea otsuse. Praegu võistkond mängib väga hästi, mängijad on rahul, klubi poolt vaadates kõik nagu toimib, et ennate lõplikku järeldusi me saame alati teha hooaja lõpus, et treeneri õnnestumised ja mitteõnnestumised ikkagi lõpuks räägib tulemused, et kui meil on hooaeg läbi, vaata kuidas meil läks, mis me saime, mida me ei saanud, et siis saab selle kohta lõplikud hinnangud teha, aga praegusel hetkel ma ütlen küll, et paremat treenerit leida siia, kui meil praegu on, ma arvan, pea võimatu. Väga lihtne oli, et ma tahtsin tagasi saada peatreeneriks. TalTech tegi huvitava pakkumise mitte ainult isiklikus plaanis, vaid ka võistkonna plaanis, mis ambitsioonid neil on. Ja Cramo pikendas nagu nii Robertsiga ka lepingut ja mul oli väga lihtne seda valikut teha. Jällegi lihtne. Nii, ma arvan, et TalTech ja Tartu Ülikool on kogu selle töökeskkonna mõttes praegu teeb silmad ette isegi mõnes mõttes Kalev Cramole. Et sul on oma saal, sul on oma riietusruumid, sul on oma treenerite ruumid, sul on oma videoruum, sul on minimeditsiinikeskus oma spordihoones olemas, inimesed olemas. Et ma arvan jah, et TalTech ja Tartu Ülikool on, kes suudavad praegu meistriga klubidele selliseid tingimusi pakkuda, et isegi Cramo peab kolima ühest kohast teise olude sunnil ja see töökeskkond on väga, väga mõnus. Ma põhimõtteliselt teades meie võimalusi, siis me saime kõik välja arvatud ühte mängijat, kes oli meie listis, keda me ei saanud. Ülejäänud mängijad, kes listis olid, need me kõik ka saime, nii et ma arvan, et super töö.
hooaja eesmärgid on pakkuda nauditavat korvpalli ja et publik leiaks taas tee saali ja et TalTechi spordihoone täituks tudengite ja muude fännidega. Et ja kui me seda suudame, siis tulevad ka tulemused sinna taha, et ütleme, mini eesmärk karikas on täidetud, Final Fouri on jõutud. PAF liigas oleme täitsa okeilt alustanud, et PAF liigas oktoobris raske öelda, aga play-off oli meil selgelt üks eesmärkidest. Eks siin talveks selgub, kuidas need jõujooned siin kujunevad, et kas sealt kõrgemaid kohti püüda on ka võimalik. Aga play-off kursil me praegu liigume ja see on meie eesmärk ja Eestikatel kindlasti medal, et eks jällegi talvel on see pilt vähe selgem, kes kui tugev reaalsuses on ja üldse ju ei välista, et võistkonnad ei tee siin mingeid muudatusi talvel, et seda siin praegu öelda on niisugune suht naised saunas ennustamine. Kui rääkida meie võistkonnast, siis meil on natukene teistsugune võistkond kui ülejäänud selles Eesti-Läti liigas osalevad Eesti võistkonnad, et meie võistkonna üks idee on topeltkarjäär. Topeltkarjäär selles mõttes, et korvpalli on tore mängida ja see on hästi meile kõigile südamelähedane tegevus ja paljud oleme sellega väga palju aega enda elust viitnud, aga teine osa on ka, et peale korvpalli tuleb ka elu ja me tahamegi enda võistkonna liikmetele pakkuda seda võimalust, et kui nad ükskord peaksid korvpalli mängimise lõpetama, et nad saaksid sujuva ja hea ülemineku niinimetatud tavaellu, et sellepärast ongi meie võistkonnas ka praegusel hetkel meil on kokku võistkonnas 15 mängijat ja nendest 15 mängijast ainult 3 ei ole kuidagi seotud kooliga. Tähelepanu siis sellest hooajast on meil muutunud võistkonna vormivärvid, et kuna siin eelmisel aastal spordiklubi läks üle, mis on siis tumesinisele ja siis otsustasime ka meie oma pikaaegsest punasest värvist loobuda ja läksime ka siukse tumesinisele, et see on navy blue vormivärvile, et ma arvan, et see on niisugune päris suur muudatus, arvestades seda, kui pikalt see punane-valge on siin TTÜs ja TalTechis olnud.
kui rääkida kõrgete kohtade püüdmisest, siis atleetlikkust on korvi all natuke puudu. Et Andy ja Toomas on minu arust väga hästi mänginud. Et mõne koht isegi üle ootust hästi. Aga kui me ikkagi räägime siin PAF liigas ja karikates ja Eesti liigas siin medalites, siis kohati oleks sihukest atleetlikkust juurde vaja, et vahepeal isegi Metsalu peab viite mängima just selle tõttu, et ta on kiire ja tugev, aga muus osas küll nagu etteheiteid ei ole. Nagu varasemalt olen öelnud, siis minu arust koolis õppimine ja korvpalli mängimine on väga sobitatavad omavahel, et ma arvan, et ma olen leidnud oma rütmi, et unetunde muidugi on vähem, et vanasti kui peale trenni sai magama mindud, siis nüüd keskendun kooli peale, et õnneks ülikooli graafik on suhteliselt mõistlik, et iga päev loengud ei toimu ja ikkagi saab natuke laveerida nende asjadega, et on ka kolmas aspekt, mida ma pean sobitama oma päevakava, on mu perekond, kes Raplas elab, et eks see paras kombo minu jaoks on, aga ma arvan, et ma saan selle rütmiga hakkama ja pea on suhteliselt värske siiamaani veel küll, et loodan, et edaspidi ka nii. Ma ei tea, miks ma hakkan pihtas. Kuule David, nii, täna keskendume siis mängijatele. Me oleme 2 korda nüüd jooksnud, see on üks võiti, mis ma olen rääkinud augustist alates. See võib olla meie üks trump. Meil on hea roster, meil on pikk roster ja meil üldse Andy ja Tom, kui te nii jooksete nagu teile trennis seda haridust tegite. Kõik, mida sa ei tee. Kõik, mida sa ei tee, just täpselt, jah. 4 minti 100 sisse, jah. Ühe korra ei teinud ja saime kohe Ventspilsist pätti ka. Aga algust nagu ikka enne mängu, käime põhiasjad läbi, pärast 5-5 vastu vaatame juba oma. Kolmel! Või Kalme või kes iganes. Korras, lähme teisele poole, nii. Kõik 2 minutit sõlmi edasi tagasi. See lähemale ei taha küll. Aga me peame aega ka vaatama. On ju, Marko? Ma olen 4. Mina jooksin proovitsin seal. Sina ju ilmselt oleks. Te peate Tom tahad 2 punni visata. Pane katse, nad peavad vahetama. Tuli katse! 2. 2. Koht suva teha. Ja siis, et hooaeg vahele jäänud. Suumi siia sisse. Oi. Kuule! Selle homme siis 10:30, mitte 10. Saate pool tundi kauem magada. 10:30 ikka on. Kolme! TalTech! On ka mõni päev, kus tuleb treeneriga
pead kokku panna ja mõelda, kuidas teha, et kas valida siis loengusse minemine või on tähtis sel päeval kindlalt treeningul kohal olemine, et näiteks see nädal kolmapäeval sai treeneriga kokku lepitud, et jätan hommikuse üldkehalise tegemata, et leian nädalas endale niisuguse augu, kus saan selle ilusti ära teha, et on mõned niisugused päevad, kus on tihedamad päevad ja niisugused loengud, kus oleks vaja kohal olla, et iseseisev õppimine on tore asi, aga mõnikord, kui õppejõule otsa vaatad ja ta seletab neid asju, siis jõuavad need kiiremini kohale, et sellest kohal olemisest on nagu rohkem kasu, et siis saab treeneriga, kes on meil väga mõistev kooli suhtes, asju klapitada. Tšau, Riis. Joo. Mis tahad? Kuule, davai, keskendume. Kõhklema. And you got straight instruction. If you're 50-50, make ball doesn't matter. Ma pean jälle 2 tundi nüüd tere. Sa teed endale telemaastritel ka nime vaikselt. Liiki võitud. Kolm-4! Olete kõrgel kõik, ükskõik mis entri on, te peate alati kõrgel olema. Sa ei pane riipikki tanni, sa oled ise alla tanni, ise laed. Kaitse surve. Kolm-4! Sa ei tee mitte sittagi, sa lihtsalt näitad, et sa... Hästi, hästi! Kaiu, rääkisid eesti keeles või? Kuule mehed, hea oktoober, et tahtsime novembri sama aega. Ai, ta ei lähe peale. Kolm-4. Taate! Esimene veerand oli 2 palli kaas, põmm pani meil 17 kanal. 2 teine veerand 18-18, kolmas veerand 20-20. Enamus meie oma palli kaas, tõmbame nad mängu lihtsalt. Punkt 1, punkt 2. Ma ei lähe tonki vaja. See on ju naljakas. Esiteks ma haiglasse peale. Lihtsalt stabiilsus peab olema. Me räägime medalitest veel kord. Mängime siin tagaotsas, see on pohkudus. Davai! Kaastik. Hea töömehed. Kolme! Kui toimuvad käed kokku ja tehke Mirjami asjad ära, kell 11 vaatame saalis, käime jälle liikumise läbi ja viskame. Kolm-4! See on ikka väga igav. Rinnale võtta võib-olla on see, mis jõu tõmmata sa kindlasti saaks, on ju? Aga vaatame, siis selle mõttes jooksvalt, on ju?
filmitakse, kuidas teebitakse, et jah. ära oota midagi head. Jah. Mul on lava kartus. Kui sa käid, mingi ilge värk käib ja siis lõpuks umbes samasuguse värka vist. Ära võtta ja niimoodi jah, et siis ma nagunii seal räägin veel, nad ei hakka kohe ma seda viimast 3 minutit tegema. Ja nüüd jalgpalli tegeles Urves Kultuurse! Ma olen nagu enne ja peatreener Alar Varra. Koostöölepingud tulevad allkirjastama TalTechi spordiklubi esindajad Raido Ringmets ning Rait Käbin ning Optibeti esindaja Lage Riismann. MVP läks seekord meie omale Mikk Jurka-Tammele ja palun härra Sarapuu, korvpalliliidu president, annab üle ka auhinna meie MVP-le. Said kõik aru, või olid nad? Viimast 3 minutit! Üle pikkade aastate on siis meil ka nii-öelda nimi toetaja, milleks on Optibet. Et eelnemisel mängul sai nendega allkirjastatud leping, et see on kindlasti suureks abiks meie klubi arengul, et oleme pikalt otsinud ettevõtet, kellega koostööd teha ja nüüd Optibeti näol me selle partneri leidsime. Lisaks korvpallimängule pakume ka sellest hooajast erinevaid tegevusi nii väiksematele kui suurematele pealtvaatajatele. Toimuvad erinevad publikumängud, muusikat valib DJ, esinevad meie kaunid tantsutüdrukud. Oleme teinud oma kodumängu korralduse selliseks, et kogu perel on siin koos meeldiv aega veeta. Toetutele me oleme tekitanud siia üles rõdule Wingstop Lounge'i, kus nad saavad tulla mängu nautima, kas siis vaadata siit ülevalt rõdu pealt või siis nautida siin Wingstopi ja Oiviku poolt pakutavaid snäkke ja A la Koki poolt pakutavad karastusjooke.
alates sellest hooajast on ka kõigil meistriliiga klubidel ühtne piletihind, mis sai kokku lepitud eelmise hooaja lõpul ühisel koosolekul ja mõte oli see, et ostes pileti toetad klubi. No ma arvan, et hooaja lõpuks ikkagi Graamo ja VEF ronivad sinna tabeli tippu. Kindlasti, kes tahavad seal, vähemalt siin esimeste mängude põhjal, kes tahavad seal kõrges mängus kaasa mängida, on kindlasti Eesti poole pealt Pärnu, Rapla, Tartu, meie ja Läti poole pealt kindlasti Ventspils ja praegu tundub, et Ogre, et kuigi Ogrel on siin mõni mäng üles-alla käinud, siis ma arvan, Ventspils, Ogre on vast Läti poole pealt kõige sellisemad janusemad. Aga Eesti poole pealt peale Graamo ma ütlen, et ma arvan, et me võime siin, kui Graamo välja, et me võime siin kõiki võita, et praegu hooaja algus võib-olla Rakverel on vähe kehvemini läinud, aga ülejäänud on siin kõik võrdsed, nii et väga raske ennustada. Olenemata sellest, et eelmine aasta lõppes, nagu ta lõppes meie jaoks, siis on hea näha, et selle hooaja algusest on meie pikaajalised toetajad, meie uued toetajad ja meie ülikool meiega, et rõõm on näha, et meie kodumängudel on meeldivalt palju pealtvõetajaid, kaasaelad, meie toetajad tulevad vaatama, meie ülikooli pere, rektor on kohal, õppeprorektor on kohal, et seda on tore näha, et meil on toetus olemas ja et me, kellel me ikka seda korvpalli siin mängime, kui mitte pealtvaatajatele ja siinkohal on paslik tänada ka kõiki meie toetajaid, kes on selle raske ja pika tee meiega andnud, sest ilma teieta seda asja teha oleks tänapäeval kindlasti võimatu. Meeskonna sisekliimast räägi. Sisekliimast? Sisekliima on vägev ikka, kui siuksed vennad kõik koos on. On noored, vanad, on keskmised, et siuke väga äge kooslus on. Kõigest saab rääkida ja saab elukogemusi kuulda kellegit ja saab enda lollusi rääkida. Kõige suurem hilineja? Hilineja? No muidugi Joosep Heinan, meie Joseph. Et ma ei tea, mis ta vabal ajal teeb, aga ikkagist ta ikka jõuab alati kõigi idisõnu. Kõige jutukam vend võistkonna? No ikka Toomas Raadip, seal ei ole nagu kahtlus ka, et kui see vend hakkab jooksma, hakkab rääkima, siis ega see ei lõppe ka. Et vahepeal isegi mõtlen, et peaks kõrva tropikas võtma, aga jah, Toomas on see kindlasti. Kõige suurem laulumees võistkonnas? Laulumees ikka Ranna-Andre Pehka, eks isalt on need geenid saanud ja kõva kitarrimees pidi ka olema. Et ei ole veel nagu seda etteastet saanud, aga ma arvan, et see hooaja keskel ikka tuleb kuskil. Oktoobrikuu MVP, mis tunned on? Tavaline. Selles mõttes veits kade olen, sest ma tahtsin ikkagi meeskonna MVP olla. Ma kuulsin, et seal pidi korralikult nänni saama, aga Kreksa enda on selle. Mis on võistkonna kõige suurem tantsukunn? Tantsukunn? Kurat, see on raske küsimus. No nii palju, kui mina näinud olen, siis ma arvan, et Jaan-Erik Leppik. Et iga laul paneb ta ikka puusa liikuma ja eriti kui naised kõrval on, siis on hoidka alt. Pigem vist ikka Jaan-Erik Lepp.